Ja, Väga kena. No nii. Räägime siis digiturundusest. Ja ma ehitasin selle tänase natukene selliselt üles, et kuna taustad võib-olla on erinevad ja ka see, kui palju kellelgi teadmiseid varasemalt on erinev, et siis loodetavasti on piisavalt infot ja sellist meeldetuletamist kõigile. Ja natukene alguses siis lähme teoreetilisemaks, selliselt fundamentaalselt asjad, mis peavad olema korras. Edasi siis reaalne, loodame, et sinna paneme tänase põhirõhu, et mis siis päriselt seal kanalites erinevates teha. Mina olen Kristin. Räägin selle ka ära, et ma olen vabakutseline turundusspetsialist. Ma aitan päris erineva profiiliga ettevõtteid turunduses, turismi valdkonnast, startupid, meditsiini valdkonnas, psühholoogia, IT, nüüd tuli ka kindlustus, et ka selles suhtes ka regulatiivselt päris erinevad valdkonnad ja kuna ma olen just startup induses eriti on see, et neid tahke on nii palju, millega see üks turundusspetsialist peab tegelema, siis ma ise tunnen vähemalt, et mul on erinevatest aspektidest mingigi arusaam turunduses olemas, et ma ei ole otseselt spetsialiseerunud täiesti ainult digikanalitele või ainult ütleme SEO peale, et selles suhtes üritan neid kõiki natukene edasi anda. Ma tahaks alustada niimoodi hoopis, et ma küsin teilt, kas teil on selline tunne, et teil on mõni turunduse edulugu või mõni turunduse selline, mis on eriti hästi välja tulnud ja millega tahaks kohe öelda, et no vot see mul õnnestus. Pole kellelgi mõni mõte? Või kas tuleb hoopis kohe mõni hoopis negatiivsest poolest meelde, et mõni probleem, millega olete kaua pusinud või mõni kanal, millega üldse hakkama ei saa või tahaks rohkem abi? No viimasel ajal on see Instagram päris keeruliseks muutunud kanalina. Et võib-olla sellega äkki sul on midagi jagada, mis on veel sihuke, no ma ei tea, kas seal on nagu midagi uut, mida jagada üldse, et see võib-olla ongi lihtsalt. Ja võib-olla isegi on. Kas sul valmistab muret rohkem see tehniline pool seal või asjad ei levi enam nii hästi või mis see mure seal on? Pigem ja see levi ja nähtavus, just need jah. Okei, no see mul isegi oli siin paar lausekest täitsa olemas. Nii et siis väga hea. Okei, aga siis kui mõnel veel probleem või edulugu kellelgi veel meelde tuleb, siis võib täitsa julgelt jagada ja üleüldse terve siis selle seminari jooksul julgelt võite vahele küsida, et see mind ei häiri ja nii kui midagi segaseks jääb või tahaks rohkem infot, siis ma proovin, kui väga keeruline küsimus ei ole, siis ma proovin kohe vastata, kui läheb tehnilisemaks, siis ma pean võib-olla natukene lisainfot koguma ja saan hiljem järele vastata. Nii, aga no siit pilt minu arust iseloomustab nii hästi seda, et kuidas turundus on meil absoluutselt kõikjal. Et see nüüd ei ole küll digimaailm, aga no siin pildil on vähemalt 5 äratuntavat turundus erinevat elementi. Ja kui täna nagu võib-olla 3-4 aastat tagasi oli esimese tähelepanu köitmiseks, ütleme 8-10 sekundit, siis täna on see juba poole lühem, ehk siis 2-3-4 sekundit oleneb siis kanalist. Aga see näitab veel rohkem seda, miks me digikanalites peame silma paistma, et meist edasi scroll itaks ja siis ka digimaailmas kui palju meil on tegelikult igapäevaselt seda turundust sisse tulnud ja kui palju seda on tehtud selliseks, et kui sa näiteks Instagramis scrollidki, et see on täiesti selle teise sisu sarnane,
et sa ei märkagi, et see reklaam on, aga tegelikult see on puhtalt reklaam ja samamoodi Postimehest loeme erinevaid artikleid ja samamoodi tuleb see sisse ka seal. Aga see ABC ise on siis, nagu ma ütlesin, et kõigepealt alustame põhitõdedest, sellest vundamendist, mis peab üldse korras olema enne, et me saaks seda fassaadi sinna peale ehitada ja neid kanaleid kasutada. Sest et kui sa ise ei oska oma toodet või teenust piisavalt hästi kirjeldada, siis ei saa ka klient sellest aru. Ehk siis teeme hästi selgeks. Ma räägin pigem selliste väikeste mallide abil, ehk siis saate ise pärast seminari võtta ette need ära täita enda toote või teenuse järgi. Et siin sellest proovime päris kiirelt läbi saada, aga kui on küsimusi, siis küsige. Ja siis proovime suuremat osa rääkida sellest elluviimise osast, et kanalid, sisu, mis on mingid olulisemad meelespead erinevates kanalites ja proovime ka niimoodi, et väga-väga tehniliseks ei lähe. Mõned tehnilised võib-olla näitan ära, kus miski asub, aga tegeleme pigem võib-olla sellega, et see oluline sealt meelde jääks ja mõte jooksma hakkaks. Ja siis natukene puudutan lõpuks ka mõõdikuid ja analüüsimist ja see on siis viimasena. Aga kõige olulisem alguseks sinu väärtuspakkumine, mis kliendi probleemi või vajadust sa plaanid rahuldada. Et sellest koorub välja ka sinu see unique selling proposition, mida sa siis üldse pakud. Mulle väga-väga meeldib üks turundusraamat, mis keskendub just turundussõnumitele ja kommunikatsioonile. See on April Dunfordi Obviously Awesome, see on siin nurgas ka all. Väga soovitan lugeda kõigile, kes vähegi tahavad oma toote just sõnumeid ja kommunikatsiooni või teenuse osas selgemaks saada. Ja ta annab seal sellise tabeli, kus on kõige lihtsam panna siis esmased mõtted kirja, mis on üldse see minu kõige suurem üldisem tootekategooria, kuhu ma siis sobitun, kas see on toit ja jook, kas see on meditsiin, kas see on, ma ei tea, ütleme raamatupidamisteenus, täiesti selline kõige üldisem kategooria. Sealt edasi, mis on sellele konkureerivad alternatiivid, et näiteks Migrationi puhul me pakume ka migreenipäeviku äppi. No selle konkureeriv alternatiiv on ka täiesti tavaline pastakas ja paber. Et mitte nagu konkurent ainult selles otseses mõttes, vaid ka see, et mis harjumused inimestel praegu on, mida nad kasutavad, selle asemel, et nad võiksid kasutada sinu toodet või teenust. Sinu sellised top 3 unikaalset omadust, mis sa arvad, et teeb sind kõige erilisemaks ja selle omaduste juurde ka siis väärtus või kuidas sa seda väärtust tõestad, et näiteks ongi, ütleme, võtan jälle migreenipäeviku appi, et me ütleme, et me oleme tõenduspõhine toode, et see on tehtud koos neuroloogidega, et siis kuidas ma seda tõestan, et kas ma panen siis sinna juurde mingi neuroloogi kommentaari või mingid, et kuidas sa näitad ära, et see päriselt on see väärtus, mida sa väidad, et see on. Ja sihtrühm jällegi hästi üldiselt, kes üldse sinu klient olla võib. Peavalupäeviku puhul jällegi peavalutaja. Ja sellest edasi nüüd läheb konkreetsemaks. Mida sa konkreetselt teed ja pakud? Siin, kui kirjutad lahti oma toote või teenuse nime ja kirjelduse, mida see sisaldab, siis siin väga tihti juhtub juba see, et koorub välja see, et kas kirjeldus on liiga keerukas, kas ta hõlmab juba 3 erinevat toodet, 3 erinevat teenust, mis kõik võiks tegelikult laiali lüüa, millal on ka võib-olla veidi erinevad sihtrühmad. Ja
ja kõik see nüüd, kuidas sa ise sellest oma tootest ja kirjeldusest aru saad ja mida see sisaldab, millega klient arvestama peab, no näiteks, ma ei tea, sul on tegemist +18 tootega või alkoholiga, ainult virtuaalne toode või mingid märksõnad, mida veel võib-olla kohe inimene ei märka, aga sinu toote juures on oluline. Ja milliseid teadmised ja emotsioone see sulle endale pakub. Ma mäletan, kui meil oli see esimene biopargi kohtumine, siis päris paljud teist rääkisid kohe oma loo. Ehk siis täpselt seesama, et miks sa seda teed, mis emotsioone see toode või teenus sulle pakub. Kas sa teed seda missioonitundest, kas sul on oma probleem, mida sa nüüd lahendama oled hakanud ja selle tooteni jõudnud, mis see sulle pakub, ühesõnaga. Ja võib-olla see kliendile see emotsioon või teadmine juba kattub sinu omaga, ehk siis et seesama probleem on tegelikult üldine ja sa saad ka seda samamoodi kliendile pakkuda, et see on nüüd see lahendus. Aga just see aitab sul võib-olla seda enda lugu sinna toote turundamisel paremini sisse tuua. Ja siin võib olla ka see, et näiteks sul on hoopis mõned väga head teadmised oma valdkonnast. Ma ei tea, nagu meil siin olid mingid permakultuuriga seotud või midagi sellist, mis teistel ei ole. Ehk siis sa saad seda enda teadmist edasi müüa. Ja kui siit nüüd juba järgmine samm, meil on nagu pandud kirja kõik, mis me teeme, kes me oleme, kus me oleme, siis peaks üle mõtlema eesmärgid, ehk siis ühtegi strateegiat ja kampaaniat turunduses ei tehta ilma eesmärgita. Olgu nad siis pikaajalised eesmärgid või ainult selle kuu eesmärgid, et kõik need tuleks paika panna. Vastasel juhul on see, et me lihtsalt teeme midagi, meil ei ole tulemusi, mida me saame mõõta ja meil ei ole neid tulemusi, mille pinnalt edasi areneda. Ja selleks, et kõige lihtsamal viisil eesmärgid kirja panna, on olemas SMART siis teooria. Ehk siis eesmärk peab olema võimalikult spetsiifiline. Kas sul ongi siis, et sa tahad jälgijate kasvu kasvatada või sa tahad käivet tõsta, mida iganes see on, aga see peab olema konkreetne. Järgmiseks mõõdetav, ehk siis kas sa mõõdadki reaalselt nendes arvudes, oma kontaktide arvudes, oma Facebooki postituse siis selles reach'is või mis ta on, et kus see KPI saab sinna mängu tulla, et sa seda üldse mõõta saad. See peaks olema reaalselt saavutatav, ehk siis ei ole selline, et paneme kohe, et ma olen nüüd Eesti parim turundaja või et selles suhtes, et enda ettevõtte praeguse staadiumi kohaselt. Ehk siis, kui sul on ka võib-olla ei ole nii palju ressurssi, et keegi sind ka aidata saab turundusega, siis sa võtadki need algsed eesmärgid palju selle võrra väiksemalt, et sa ise ka õpiksid. Relevantne, siis ka sinu pikemaajaliste eesmärkide või üleüldse ettevõtte kasvuga seotud ja mingi kindla aja jooksul. Samamoodi siin saad jälle kirja panna oma selle eesmärgi, mis see võiks olla ja lühidalt, kuidas sa seda üldse kavatsed saavutada. Lihtsalt brainstormingu mõttes paned kõik kirja, mis ideed sul tulevad. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et plaan on võib-olla enam-vähem selge, aga tuleks aru saada, kus ma hetkel oma turundusega üldse olen. Üks suurem variant on koostada turundusaudit, aga see on pigem tehnilisem. Ja kui kellelgi on soovi kohe juba sellega hakata tegelema, siis ma saan ka mõned materjalid hiljem jagada, aga see on pigem alati mõistlik läbi teha mõne kas turundusspetsialistiga või sinu ettevõtte välise inimesega. Sa saad küll ise need auditipunktid võib-olla ära täita,
aga kui sul on see kõrval inimene, kes seda igapäevaselt teab, siis ta märkab kohe võib-olla neid väikseid kitsaskohti, mille peale sa ei oska isegi tulla. Aga mida sa ise kohe saad ära teha, on täiesti tavaline kaardistamine, mis toimib, mis ei toimi, kuhu mul raha kaob, kuhu mul ressurss üldse kaob. Ehk siis jällegi tabel, paned kirja kõik oma kanalid, tegevused, mis sa seal teinud oled, märgid juurde, mis sul juba on paremini toiminud. Sa juba näed, et seal on rohkem liiklust või juba näed, et inimesed on rohkem reaktsioone pannud postitustele. Märkad ka seda, et mis stiilis need postitused on olnud, kas need on olnud nägudega pildid, kas need on olnud pigem sellised sinu enda tutvustused, kõik mingid olulised detailid, mis sa sealt märkad, tähendab. Ja samamoodi ka, kas sul on olnud mõni koostööpartner selle juures, kas sa oled kedagi teist ära tääginud, mis see protsess seal on olnud, et miks ta just on toiminud hästi. Paned kirja ka tagasiside, mis sa seni oled saanud, kas siis sotsiaalmeedia kaudu või päriselus. Ja siinkohal nii positiivne kui negatiivne, sest et negatiivne aitab, kui ta on piisavalt konstruktiivne, siis ta aitab meil alati paremaks saada. Aga siin tuleb just välja see, et näiteks protsess sinu teenusega liitumisel on liiga keeruline. Inimesed ei saa sammudest aru. Või siis inimesed saavad sinu tootest erinevalt aru kui see, mis sa oled ise mõelnud, et nad võiksid aru saada. Ehk siis paned kirja need punktid, mis seni on sulle öeldud ja hiljem mõtestad siis, kuidas sa nende juurde saad tagasi minna. Aga võib-olla siin kõige olulisem osa on ressursid, palju sul reaalselt kuskile juba läinud on. Kas üks asi on raha, palju sa oled mingitele kanalitele juba raha pannud või palju sa oled kodulehe ehitamisele raha pannud, aga veel olulisem, et kus on läinud sinu tööaeg või siis ka sisse ostetud tööaeg. Sest et kui sa arvestad, palju nüüd näiteks läheb sinu aega selle peale, et aru saada, kuidas, ma ei tea, ütleme, Google kampaaniad toimivad ja oled läinud juba hästi-hästi tehniliseks, kõik on juba virvarr peas segi, siis võib-olla on mõistlik vaadata, mis kulu see hoopis sellega oleks, kui sa selle ühe kampaania sisse ostad endale. Ehk siis sa paned oma ajale ka selle rahalise mõõtme taha, mis see sinu tunni aeg võiks olla siinkohal, et palju sa millelegi aega kulutad ja võib-olla see on täiesti juba sinu prioriteetidest kõrval, sa peaksid tegelema samal ajal sellega, et oma toodet arendada või rohkem müüki saada, et võib-olla on mõistlik see teenus siis sisse osta, see aitab täpselt ära kaardistada seda sinu panust. Kellelgi vahepeal küsimusi, ma võib-olla hästi ruttan siit läbi, aga võib-olla kellelgi on vahepeal tulnud. Tundub, et mitte. Nii, siis jätkame rütmis. Siis üks suur kaardistamise osa. Kes on sinu sihtrühm? See võib-olla, see on jällegi oleneb hästi palju sinu ettevõtte staadiumist. Võib-olla sa alles avastad, kes see sihtrühm on. Võib-olla sul on juba enam-vähem aimdus, kes ta võiks olla, aga sa tahaksid teda paremini tundma õppida. Või siis sul on täiesti, praegu oled pannud tervele Eestile kogu infot üles, et väga ei ole nagu kuskile suunama hakanud. Aga miks see oluline on sellepärast, et sihtgrupp ongi siis sarnaste vajadustega, sarnaste probleemidega inimeste hulk, kellele sa saad palju lihtsamini oma sõnumitega kohale jõuda. Ehk siis, kui sul on inimesed, kellel on sarnased probleemid sinu probleemidega või sinu toote probleemidega, nendega suhestuda on palju lihtsam. Ehk siis sa pead leidma selle oma mingi segmendi terve massi hulgast, kellele sa saad kõige efektiivsemalt müüa.
ja persona on siis juba on selline isiksustatud sihtgrupi esindaja, kes siis tal on reaalselt vanus, nimi, töökoht, sa mõtled need kõik välja mõne intervjuu abiga võib-olla, aga see aitab sul jällegi panna ennast sinna nende mõttemaailma, kuidas nad toodet-teenust ostavad. Segmendi valiku puhul geograafilised tunnused, kas ta elab Tartus, Tallinnas, Pärnus, ma ei tea, üldse Lõuna-Aafrikas. Et selles suhtes tihti ka, kui hakatakse kampaaniat tegema, eriti välismaa suunitlusega, siis pannakse terve maailm näeb minu kampaaniat, siis selle väikse kampaania eelarvega, mis sul on, sa ilmselt ei jõuagi sinna enamuste nende miljonite inimesteni. Kuskilt peab väiksemalt alustama ja selleks siis ka see geograafiliste tunnuste lahter. Psühholoogilised tunnused, mis ta elustiil on, mis ta väärtused on, kas ta joob alkoholi, teeb sporti, valib EKRE-t, reformi, kõik sellised, mis vähegi sinu sihtrühmaga võiksid kooskõlas olla. Demograafia samamoodi, mis vanus, kas ta on teismeline, mõtle, mis ta sissetulek on, kas see teismeline palju ta üldse teenib, võib-olla on see sihtrühm hoopis tema ema-isa, kes teenib ja talle selle toote ostab. Et siin peab jällegi mõtlema, et võib-olla kanalitesse tõesti suunad sellele teismelisele, aga kui juba see ostutahe on kindlam, siis sa pead jõudma ka sinna täiskasvanuni. Ja käitumuslikud tunnused, et mille põhjal üldse otsustatakse, kas toodet kasutada, kas seda uuesti osta, milles seisneb nende lojaalsus, et kust nad leiavad infot enda ostusoovi kinnitamiseks. Persoonade suhtes siin on 2 näidet ühest minu varasemast projektist, et sa teedki näiteks selle keskkonnateadliku Kertu profiili, sa paned kirja need personaalsed andmed, milline võiks olla ta ideaalne, see oli just turismiga seotud platvorm, milline on tema ideaalne puhkus, kuidas ta meediat tarbib, mis kanaleid ta tarbib, mis isikuomadused tal on, ehk siis see aitab sul võib-olla mõtestada seda suhtlusstiili, millised su postitused või kampaaniad üldse tema suunal olema peavad. Ja pärast, kui slaide näete, siis siin on terve rida neid küsimusi, mis teid selle juures aitab, et need on selles suhtes valdkonnaülesed, need ei ole nüüd nii spetsiifiliselt ühe või teise projektiga seotud, aga need aitavad palju paremini sul selle persona hingeellu minna. Ehk siis just, et kuidas ta päev välja näeb, mis hirmud tal on, kui ta asju ostab, kas ta osaleb üldse kuskil üritustel, kus ta sind märgata võiks, milline ta see igapäevaelu on. Minu lemmikosa, ma võiks öelda, on fookusgrupid ja kasutaja intervjuud. Ma võiks öelda, et isegi see võib-olla piibel minu jaoks on siin selline raamat nagu Rob Fitzpatricku The Mom Test. Ehk siis selline viis, kuidas teha kasutaja ja kliendi intervjuusid. Selle mõte on selles, et sa lased siis sellel inimesel, kellega sa intervjuud teha, rääkida täiesti vabalt sa annad muidugi mingi teema või mingid veidi suunavad küsimused ette. Sa lased temal kirjeldada oma kogemust või harjumust sellega seoses. Näiteks, et ütleme, kuidas sa kasutad Instagrami tavaliselt. Nii, ta ütleb sulle, et juba hommikul ma lähen seda vaatan, päeva jooksul mitu korda võtan lahti, siis ma natuke scrollin, panen kinni, et ta räägib sulle kõik oma mingid mõtted selle juures lahti. Siin on hästi oluline
ise oled praktiliselt täiesti vait. Võib-olla noogutad kaasa ainult, aga siin on kõige olulisem, et sa kuulad, mis inimene räägib ja hästi tihti juhtub see, et inimene tal hakkab järjest rohkem asju meelde tulema selle kohta. Ta võib-olla räägib hästi üldiselt alguses, aga mida enam ta räägib, seda rohkem tal meelde tuleb ja sina sellesse ei sekku, sa ei anna talle mõtteid juurde, vaid ta ise otsib oma peas need mõtted üles. Siit hästi tihti tulevadki välja need mingid probleemsed kohad, ehk siis kas mingid puudujäägid, väga hästi, ma ei tea, mul see Instagrami jookseb kogu aeg kokku, mingid sellised väiksed märkmed, millest sina saad kinni haarata, et ta räägiks nendest lähemalt, millal see juhtub. Kas juhtub siis, kui sul on juba telefoni aku tühi või mingeid suunavaid, natukene sinna probleemi juurde suunavaid küsimusi. Ja siis, kui need probleemsed kohad on enam-vähem selged, sa jõuad selleni, et mis nad arvavad, mis selle lahendus võiks olla. Ehk siis jällegi ainult kuulad, oma toote või teenuse või asja kohta ei maini sõnagi, võib-olla alles täiesti intervjuu lõpus selleks tutvustamiseks, et miks te üldse intervjuud tegite, aga kogu see selle kestvus peaks olema selline, et see kasutaja räägib. Ja ma olen teinud seda selliselt, et ma olen teinud individuaalselt või olen teinud ka gruppides, ehk siis seda samast sihtgrupist ütleme 3-4, muidu läheb juba liiga suureks. Võtan inimest, panen nad kokku rääkima, ise olen seal ja kuulan võib-olla mõned suunavad küsimused ja sealt saab nii tohutult palju informatsiooni, et see on tõesti soovitan. Mul on korraks üks küsimus, et kus sa need inimesed leiad või kus sa võtad selle sihtgrupi, kelle käest küsida? No see sihtgrupp, miks see ka temaamtest on, et see ei tohiks olla mõni sinu väga tuttav, et see ei tohiks olla sinu pereliige, sest just nagu ka seal raamatus on, et sinu ema ütleb ikka, et jaa, üliäge mõte, täiega hea, väga meeldib, aga see ei aita sind edasi, või siis ka sinu sõber, et võib-olla ta ütleb sulle midagi kriitilisemat, aga ikkagi inimestel tekib kohe see, et ta ei taha täiesti nagu ausalt välja rääkida, mis ta arvab. Et hästi oleneb sellest sihtgrupist. Ma olen näiteks võtnud Facebooki grupid, sealt öelnud, et meil on selline asi, tahaks natuke rohkem, kes on nõus, et me teeme väikse intervjuu. Või siis tulebki juba kuidagi kliendi kaudu olemasolevad kliendid, kes on selles suhtes erapooletud, et ta ei ole kuidagi selle ettevõtte looja või siis juhiga seotud, aga ta on juba nagu võib-olla natukene kursis selle tootega. Aga jällegi, selle intervjuu ajaks panete selle toote täiesti kõrvale. Ja jah, selles suhtes, et kust vähegi, neid on erinevaid variante, et just Facebooki grupid on kõige rohkem sellised erapooletumad ja sealt saab ka muidugi hästi erineva profiiliga inimesi. Aga tihti ikkagi on ka mingisugune eelnev väike kontakt olnud olemas, kas siis ettevõttel või sellel, kes teenust sisse ostab. Nii et tasub kindlasti lugeda seda. Nii, aga lähme kaardistamisega siis edasi. Natukene mõtleme läbi ka selle nüüd kliendi teekonna kogu sinu turunduslehtri juures, et kuidas ta sinu juurde jõuab ja kuidas ta erinevates etappides sind märkaks. Et siin nüüd saame kaardistada ära seda, et samamoodi need võib-olla mingid tegevused, mis sa juba teed, aga näed ka staadiumite järgi ära need tegevused, kus sa veel mitte midagi tee, kus sind üldse pildis ei ole. Ja samuti natuke võib-olla ka vaadata, et kas nendes staadiumites me teeme õigeid asju või oleme midagi täiesti ära unustanud. Et ma võtsin enda jaoks selle ühe meie programmi näite, mis oli siis kooli söökla, oli vist see, et pakutakse retsepte ja kogu see platvorm, et seda toorainet
kui sa oled olemas, siis võid julgelt kaasa rääkida, aga tundus täpselt hea selline, et saaks seda Lehtri korralikult ära selgitada. Näiteks, sa oledki seesama koolisöökla juhataja. Hakkan guugeldama erinevad kooli retseptid või tähendab retseptid õpilastele. See on nüüd see kõige laiem ülemine avastamise faas. See ülemine siin siis, jah. Ehk siis siin on kõik absoluutselt, kui sa niisama scrollid, sul ei ole nagu veel täiesti selline, et sul on nagu otsus tehtud, et mul on nüüd vaja probleemi lahendust. Siin on erinevad mõõdikud, ongi siis klikid, lehekülastused, hästi sellised üldiselt, kus sa ei saa veel seda inimest kätte. Nüüd see samm allapoole on juba põhjendatud huvi, ehk siis ta guugeldab nüüd hoopis näiteks koolisööklale sobilikud retseptid või et midagi sellist täpsemat, kus ta juba näitab oma täpsemat ostuhuvi ja nüüd ta võib sattuda juba sellele õigele kodulehele. Ehk siis siin ma hakkan juba vaatama, kaua ta lehel on olnud, mis ta teekond siin lehel on olnud. Selle jaoks saad kasutada erinevaid minul või kellelgi. Üks hetk. Nii. Kuskilt midagi helises, aga ei tea, mis helises. Lähme edasi. Nii, kas te näete mu ekraani ikka? Tagasi siia Lehtrisse. Ehk siis siin ma juba vaatan seda konkreetsemat huvi, mis tal on ja kuidas saada teda nüüd sellest Lehtrist allapoole. Nüüd ta hakkab kaaluma, mis variandid mul veel on. Äkki ta räägib teiste koolisööklate juhatajatega, äkki ta vaatab erinevaid artikleid, mis soovitavad, mis need õiged valikud on nende retseptide tegemisel. Kõik see nüüd toetab tema seda ostusoovi, ehk siis ta üha enam näeb, et teised ka kasutavad, teised ka mõtlevad selle peale. Siin saad siis, kas oled kuskil artiklites sees, oled kuskil edetabelites sees. Näiteks ka teised kasutajad on sinu kohta postitusi teinud ja sa näed, et keegi juba sind kasutab. Nüüd ta peab siis oma selle soovi ära kinnitama, ehk siis ta tuleb uuesti sinu kodulehele või ta teeb mingisuguse kodulehe päringu, et ta tahaks rohkem informatsiooni või ta helistab sulle. See juba näitab, et tal on see väga kindel soov olemas, nüüd on vaja ainult see viimane lüke veel ära teha, ehk siis ta on kõik selle alguse läbi käinud, ta on saanud kinnitust, et see on okei, see vastab minu probleemile, ta on kaalunud erinevaid konkurente ja ta näeb, et sinu variant on nüüd see kõige parem variant. Ja nüüd vastavalt siis, mis teenus või toode sul on, ta teeb selle broneeringu või ostu või demokõne või sõlmib lepingu, mis see sinu lõpp-punkt on. Nüüd siis, kui see toode või teenus on hea, siis ta muutub sellest korduvaks või püsivaks kasutajaks, korduvaks ostjaks. Ta ei kuku sealt vahelt ära. Ja see tabel siis aitab jällegi enda jaoks selle staadiumit kõik läbi mõelda. Kus ma olen avastamise staadiumis olemas, kas ma olen üldse Google'is nähtav, kas ma olen mingites kanalites vastavalt, kui inimesed seda konkreetset asja otsivad. Kuidas ma saan need juba konkreetsema huviga inimesed kätte? Kas mul on vastavad kampaaniad selle jaoks, et keegi otsibki juba, et kuidas teha lihtsamini neid retsepte. Me kohe siin, kui SEO juurde jõuame, räägime sellest natuke lähemalt. Kas ma olen olemas seal, kus inimesed kaaluvad teiste variantide vahel, kas ma olen seal nähtav? Kui sa seal nähtav ei ole, siis langetatakse otsus selle teise kasuks, kes on nähtav. Ja kõik, ühesõnaga kaardistada siis kõik see kogu selle teekonna vältel. Ja siin võib sul täiesti juhtuda see, et sul tekib 10 teekonda, et sul tulebki klient erinevatest kanalitest sisse või erinevat
teedkonda pidi. See on täiesti normaalne, see on täiesti okei, mida täpsemaks sa need saad, seda paremini sa saad ennast nendest nähtavaks teha. Küsimusi veel selle kohta? Hästi. Konkurents nüüd. Väga oluline jällegi seal kaalumise staadiumis aru saada, mida teised teevad. Alustuseks mina soovitan 3-5 konkurenti ära kaardistada. Just see, et mis on nende väärtuspakkumine, kuidas nad sõnastavad asju, kas nad oma toodet või teenust, mis stiili nad kasutavad selles sõnastamises. Kas on mõni omadus neil, mis sul on väga hea, aga nemad on täiesti mainimata jätnud. See on juba konks sulle, kus sina saad paremini teha. Ja siis võib-olla kaaluda natukene, kui oluline nüüd see konkurents sulle on. Kui sa leiad erinevusi väga vähe, on pigem väga oluline, sest sa pead veel rohkem sealt silma paistma, miks sina parem oled. Kui nüüd on vähem erinevusi või sa juba leiad neid kohti, kus sina saad paremini teha, siis see on juba konkurentsi mõttes seal skaala allpool, sest et sina saad pakkuda palju paremat kui nemad. Jah, nüüd tegelikult olemegi kanalite juurde jõudnud. Nii et kui on nüüd selle vundamendi osas mingeid küsimusi, siis räägime need ära, et me saaks minna täpsemaks nende kanalite tegevuste osas. Ehk siis meil oli see sinu toode või teenus. Täiesti okei, kui sul tekib sealt nüüd järsku 3 toodet või teenust, kui sa need kõik oled lahti kirjutanud. Kaardistad oma hetke olukorra, vaatad üle oma selle turunduslehtri, mõtled väga täpselt üle, kes on see sinu sihtgrupp. Ja kui need kõik on nüüd olemas, siis võiks teha tegelikult ühe suure dokumendi, mis minu jaoks on üldiselt olnud selline Excel erinevate sheetidega. Panen neid kõik ühte kohta kirja, ma saan neid alati ühes kohas muuta. Mul on isegi kliente, kellele me tulemegi selle dokumendi juurde praktiliselt iga kuu tagasi. Nii, oota, me nüüd mõtlesime seda asja ka selle sihtgrupi puhul, me seda ei ole üldse veel teinud, et proovime nüüd sealt. Või et okei, et meil on see toode veits muutunud, me peaks selle sõnumi nüüd seal või selle toote kirjelduse ära muutma. Et see on selline töödokument, kus sa kogu aeg, kuhu sa tuledki kogu aeg juurde. See ei ole niimoodi, et ühe korra teed ära on valmis, vaid see pidevalt samamoodi selle lehtriga, sest et teekonnad inimestel muutuvad kogu aeg. Ja ühtesid kanaleid kasutatakse rohkem, mõnda vähem. Koroona ajal läks kõik pea peale, siis need teekonnad muutusid täiesti digitaalseks. Et täiesti soovitan eraldi dokumendi endale nendest kõik kokku tekitada. Kuidas tundub? Tekkis mõtteid? See oli midagi kohe ka sellist, et okei, selle peale ma ei olegi üldse mõelnud, et võiks sealt rohkem uurima hakata. Ja küsin ka, et kas te tahate vahepeal pausi ka vahele või me kohe edasi kütta? Ei teha pausi. Ei taha. Mulle sobib, kui ei taha. Okei, aga siis lähmegi, kui on vaikus eetris, siis lähme kõige olulisema juurde. Kanalid. Nii. Kõigepealt üks meeles pea. Reklaam on see, kogu turundus on see, mis võimendab sinu toodet ja teenust. See ei ole üks päästerõngas, et kui sul üldse müüki ei tule, et sa viskad nüüd selle turunduse rõnga ja nüüd hops, kõik jälle toimib. Järelikult on seal vundamendis, mis me enne mõtlesime, seal on midagi paigast ära. Ehk siis jätta meelde, et see on kogu ettevõtet toetav asi.
mitte siis see, mis seda ainult toimuma paneb. Ja turundus toimib tervikuna. Sul peavad olema erinevad kanalid, sa saad miksida erinevaid turundusvõtteid, sa saad samamoodi tervikuna sealt samast dokumendist võtta siis need sõnumid, mida sa kogu aeg ühtemoodi kasutad. Kui sa neid sõnumeid muudad iga nädal või visuaalne muudad iga nädal, siis inimesel ei teki seda oma ajus ära seda ühendust, et see on nüüd selle ettevõttega seotud. Ehk siis, kui sa hüppad ise ka ühest kohast teise kohta, siis ei saa ka klient selles suhtes hästi meelde jätta või selle toote peale kindel olla. Alustava ettevõtte puhul eriti vähem kanaleid on rohkem fookust. Tasub väga mõelda, kus üldse olla nähtav. Kui kõik toimib kaua hästi turvaliselt, väga okeilt ja hästi, siis see tähendab, et sul turundus ei kasva, sa ei katseta uusi asju. Sa ei leia neid uusi kohti, mida su konkurenti juba ei ole leidnud, aga sina võiksid leida. Ja siis samamoodi, et eesmärkide järgi tuleb eelarvestada, et kui su eesmärk on kasvatada müükide arvu, siis pead arvutama oma kampaaniate abil, palju sul üldse raha läheb selleks, et see müük tuleks või see hulk müüki tuleks. Nende jaoks on ka palju erinevaid valemeid. Nii tehniliselt me sinna sisse ei lähe, aga tasub alati kampaaniate juures meelde jätta. Natuke faktipõhiselt, et inimesed, see oli nüüd 2022, ma kahtlustan, et see võib-olla natukene on juba muutunud need protsendid siin. Et mida inimesed teevad esimese asjana, kui nad ärkavad, vaatavad meili või avavad mõne sotsiaalmeediakanali. Ma kujutan ette, et endal võite kohe juba mõelda samamoodi, et okei, jah, esimese asjana võtan Messengeri lahti, vaatan, mis mulle kirjutatud on. Või et scrollin niisama kohvi kõrvale, mis Instagramis toimub. Et see sotsiaalmeediakanalid on täiesti nii meie igapäevaelu, et ma arvan, me ei tajugi seda ära, kuivõrd see meil oluline on. Ja siis kanalite populaarsuse mõttes endiselt Facebook. Kuigi seal on nüüd kõik räägivad, et see on nagu allakäigu joones, aga see ei tähenda, et seal endiselt kasutajaid ja potentsiaalseid ostjaid ei oleks. Ja ei saa saata nende reklaami platvorm on väga-väga tugev, et nad ikkagi oma algoritmidega jõuavad päris kiirelt selle õige inimeseni. Ja siin on neid teisi kanaleid veel, aga siis tasub ka nagu nende populaarsuse mõttes sihtgruppide kaupa mõelda läbi, et kes see minu jaoks kõige kasulikum, mis kanalis on. Growth hackingul on siis selline teooria, kus kasutatakse 19 kanalit, mida üldse saab kokkuvõttes kasutada, kuhu oma turundusressursse suunata ettevõttel. Tõesti hästi palju ja seda tasub selles suhtes ka uurida ja brainstormida, kus ma võiksin veel olla või kus ma saaksin veel midagi uut katsetada. Aga me keskendume selles suhtes 4 siit täna. Et üks on search engine marketing, kõik need Google Adsid, teisi mootoreid me väga ei puudutagi. Search engine optimization ehk siis nähtavus erinevates otsingumootorites, sotsiaalmeedia kampaaniad ja e-maili kampaaniad. Küsimusi nende kanalite osas praegu pole. Väga hea, siis lähmegi kohe juba teemasse. Nüüd mõtleme niimoodi, et me oleme siin turunduslehtri avastamis ja selles järgmises siis põhjendatud huvi staadiumis. Mida inimesed üldse otsivad
ütleme, guugeldavad siis, et sinu toode ja teenus leida. Selle jaoks on vaja luua selline koduleht, mis vastab siis nendele otsingusõnadele. Ja siin me tahame just saada neid inimesi, kellel on juba transactional või commercial otsingusõna. Need tähendavad siis seda samamoodi, et see ongi kas küsimus, mis küsimus, see on juba palju täpsem huvi kui lihtsalt näiteks. Ütleme, migreenipäeviku puhul üks asi on otsida peavalu ja guugeldada, mis sellega seoses on. Teine asi on juba otsida peavalupäeviku rakendus. See on juba konkreetsem huvi. Või kuidas saada peavaludest lahti, juba konkreetsem huvi. Et siin nagu mõelda natukene, millele ma rohkem tahan rõhku panna, sest et mida täpsem transactional või commercial huvi see on, seda kiiremini jõuab ta sinna ostufaasi samuti. Ja siin on siis antud see organic position score ehk siis see tähendab seda, et see on nüüd see score, mis sul tekib, et kui üleval sa oled seal otsingu tulemustes. Seal on sisu hästi oluline, seal on lisaks oluline erinevad tagalingid, mis siis tulevad teiste lehtede kaudu, ja siis erinevad tehnilised tegurid, millesse me väga palju täna ei lasku, sest et sisu on tegelikult see, mida te saate kõige rohkem ise ära teha ja kõige rohkem ise seal uurida, mis teile sobib. Nüüd lähen täpsemaks. Ühesõnaga, kui nüüd guugeldada headache, see on selline platvorm nagu ahrefs.com. See keyword search on siin tasuline, aga me võime pärast võtta mõned teie enda näited ette ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Mis siis erinevate otsijad, kui ma panengi headache, panen otsingusse näiteks, ta näitab mulle kõigepealt siin seda volüümi ühes kuus, 5,8 miljonit, no väga palju. Ja ta annab siia mulle praegu need konkreetsed peaaegu 500 miljonit keywordi. Ja siit sa hakkad nüüd jälgima, mis sinu toote või teenusega kokku läheb. Peab jälgima sellist, mis võiks olla vähem kui 10, see on siis see keyword difficulty. See skoor näitabki seda, et kui raske sul on saada seal tippu. Kui see on alla 10, sul on päris okei seda sisuga teha. Kui see on üle 10, siis kas maksad hästi palju või sul peab olema sisu väga hästi tehtud ja kogu see tehniline kompott ka korras. Ehk siis nüüd ma juba näen headache, kaotasin oma hiire ära. Nii, headache 86, väga raske. Cost per click on ka juba $1, see on natukene liiga palju. See tähendab seda, et mu kampaania eelarve peaks olema nagu päris korralik, mida ma hetkel ei suuda. Nii, siis vaatan, COVID headache on mingi uus asi, see on pigem lihtsam nähtav olla. Cost per click isegi pole pandud, sest et see võib-olla volüüm on päris kõva. Aga näiteks see sobib mulle väga hästi. Headache on top of head 13. Ta on küll üle 10, tal on volüüm päris hea ja tal on cost per click alla $1. Ehk siis siit sa juba näed, et siin võib mingi potentsiaal mul olla. Aga nagu ma ütlesin, see on nüüd pigem see avastamise staadium, eks ole. Lähme täpsemaks. Sul on headache tracking äpp, millega sa saad palju täpsema endale sobiva otsingu juba. Nii, skoor 19. See barometric pressure headache äpp oleks veel parem, sest skoor on 9. Aga seda näiteks featuuri meil ei ole või kui on, siis ma teengi selle featuuri kaupa eraldi lehed. Ehk siis nüüd sa leiad endale nendest otsingutest need märksõnad, mis on skoori mõttes head. Kliki
volüümi mõttes ka päris kõrged, kliki mõttes pigem okei. Ja neid sa hakkad oma kodulehe sisusse nüüd lisama. Ja kui siin tulevadki välja, et sul on free headache tracker äpp, siis äkki teedki selle kohta eraldi lähe, et sa keskendudki ainult sellele, et su copy räägib, et see on free. Või siis, kui mul on see barometric pressure olemas, ma keskendun nagu lehele, mis räägib ainult sellest. Siin on nagu ainult see mure nüüd, et kõik on inglisekeelne. Et kui on nüüd eestikeelset otsingut teha, siis see volüüm siin on hästi väike, aga selleks aitab ka siuke asi nagu valentin.app, mis siis, sa paned ka mingid otsingusõnad sisse, ta näitab sulle, mis kõige populaarsemad on. Ta ei näita sulle seda skoori, aga siit sa saad minna edasi, pannagi selle oma regiooni ja ta näitab sulle neid otsingu tulemusi. Ehk siis sa saad võtta nüüd selle kõige esimese tulemuse, mis on peavaluga seoses, võtad selle esimese tulemuse lehe lahti, vaatad, mis tekst sinna on kirjutatud. Sest et see on kõige parema skooriga seal ja sa nüüd vaatad, et mida mina saan panna sealt oma kodulehele. Äkki me leiame mõne vabatahtliku, kes meil on nõus oma neid keyword'e korraks jagama. Sest et me näitaks täpselt, kuidas see platvorm toimib. Mina näiteks. Nõus? Aga jah. Nüüd tõmbame korraks, ma jagan uut jaganud. Nii. Mis otsingusõna on, mis tundub kõige adekvaatsem sinu tootele? No tegelikult ma mõtlesin, et mul tegelikult ei ole veel selle kimchi, mul on kimchid, aga mul ei ole selle kohta koduleht, et ma ei tea, äkki on keegi teine, kellel on oma toimiv koduleht olemas ja tahab äkki ise. Kui on, aga selles suhtes otseselt ega ei peagi, me võime ka mõelda rohkem mõtteid sulle selle kimchiga seoses. Kui on kedagi? Keegi teine? Ei? Aga vist on vaikus. Nii, kas sa näed seda lehte, eks ole? Jaa, näen. Kimchi vaatame Eesti piirkonnas kõigepealt. No nii. Väga easy olla nähtav ja see cost per click on üli madal. Ehk siis nii, kui sa siit mingi kampaania teed, sa oled ilmselt kohe esilehel. Siin on ka see otsingu volüüm. Ehk siis, kuidas see ajas on muutunud, millal see populaarsem on olnud. Ja mis siis praegu nagu kõige need populaarsemad lehed on, retseptid, tee ise, kõik neid sellised do it yourself pigem, aga vaatame neid keyword'e nüüd lähemalt. Nii, ehk siis jah. No siin on näha, et kõik on lihtne, selles suhtes volüümi isegi on nii palju, et see Ahrefs ise ta välja toob. Muidu kui väga siuke, see on selline rahvusvahelisem sõna ka, et kui on väga eestikeelne sõna, siis ta on tal raskem, aga siis tasub kasutada just seda teist varianti. Ehk siis siit sa saad juba näiteks eraldi lehede ja kimchi retsept. Eraldi kimchi müük, ma ei tea, eraldi kimchi salat. Et need volüümid ei ole siin küll teab, mis kõrged, aga sa saad siit aimduse, mida inimesed otsivad ja mis sinu lehel peaks olema, et see oleksid nähtav. Kui me vaatame nüüd siit teisest, ma ei tea, kas te näete nüüd seda teist lehte. Jaa. Samamoodi, näed, viskab enam-vähem samas järjekorras need. Vaatame näiteks kimchi retsept. Ta viskab sulle siit nami, tee kodus ise, retseptisoovitused. Ühesõnaga siis sul tasub väga palju rõhku panna just sinna retseptide poole.
oma kodulehel. Aga kui ma näiteks võtan, ma ei tea, United States, siis volüümid hoopis teised on ja vaata, kui palju raskem seal on esile tõusta. Et selles suhtes Eesti sihtgrupina väga okei, aga edasi peaksid siis vaatama pigem, kui tahad olla USA-s rohkem nähtav, võib-olla neid väiksema skooriga variante. Nii, kas keegi veel tahaks või lähme edasi? Ma vaatasin, meil on vahepeal küsimus ka tulnud. Marianne. Ma võtan selle siis vahele siia. Et kui tahta eri kanalite sihtgruppe, siis millisest allikast oleks seda kõige parem otsida? Kas sa mõtled siin seda, et mis vanusegrupp, mis kanalis on, jah? Jah, midagi. Just, selleks on tehtud päris palju, kui ma õigesti mäletan, äkki oli HubSpot või erinevad marketingi blogid ja kanalid, kes teevad neid statistikaid. Ma võin nagu peast öelda umbes, mis sul see vanusegrupp on enam-vähem? No mina üldse kaardistan tegelikult oma seda sihtgruppi veel, nii et ma ei saa päris öelda. Et ühesõnaga ütleme nii, et Facebook on pigem üle 25 kuni seal kuskil täiesti hilise pensionieani välja. See tähendab, see noorem vanusegrupp sealt hakkab vaikselt ära liikuma, et nad igapäevaselt niimoodi aktiivselt ei kasuta. See noorem sihtgrupp on liikunud Instagrami, YouTube'i, TikToki. YouTube'is hästi palju videosisu, et siis sa pead mõtlema, kas sul on sellist ressurssi, et seda videosisu toota. TikTokis täpselt sama teema. Kõik on videosisu, et kas sul on seda ressurssi, et seda toota või ka enda tahtmist enda nägu sinna panna. Et see on nagu Eestis, mulle tundub hästi tihti takistuseks, või siis Instagram, kõige lihtsam variant seal nendest, mis siis aitab sul teha postitusi, et sa ei pea otseselt ja ka selles suhtes reklaami, et TikTokis ei ole praegu olemas reklaamimisvõimalust. Et siis sa teedki nagu ainult tavakasutajana oma ettevõtte profiili ja postitad selle, aga otseselt kampaania loomist sealt hetkel ei ole. Mina tahtsin ka küsida. Ma tahtsin küsida, et kui sa nüüd otsid need keywords, kas sul peavad nad olema kõik nagu eraldi lehel või sa nagu üritad ühele lehele panna need erinevad keywords või kuidas oleks parem? No see on nüüd selline, et see SEO algoritm toimib nagu erinevatel viisidel. Talle hästi meeldivad eraldi lehed, aga reaalsus on see, et sa sinna eraldi lehele võib-olla nii palju sisu ei saa toota, et see algoritm ise ka vaatab, kas seal on vähemalt, kui ma õigesti mäletan, 300-500 sõna vähemalt, et see oleks selline optimaalne lehepikkus. Kui sul on seal vähem, siis ta jätab selle pigem kõrvale. Ehk siis hästi palju kasutatakse SEO jaoks näiteks korduma kippuvad küsimused, eraldi leht. Sa panedki sinna hästi palju seda sisu erinevate küsimustega ja märksõnadega sisse. Ja saad selle sisu võib-olla informatiivsemaks ja pikemaks. Aga nii, kui sul on võib-olla need keywordid sellised, mis on veidi erineva tähendusega, veidi erineva sihtgrupiga, nii tasub teha juba eraldi leht. Ja nüüd, kui me lähme, võib-olla ongi siis hea minna edasi siit sellega, et ma näitan kuidas need kampaaniates hästi ära kasutada. Nii, ma kaotsin korraks oma ekraani teise ära. Nii, sain tagasi.
Üks hetk. Nii kui korraks presentori just välja lähed, siis on kõik jälle läinud. Juba saame tagasi. Nii, kas teil on nüüd näha? Ja, kõik on. Ehk siis, kui me lähme siit edasi selle sisu juurde, siis olekski hea teha siis eraldi landing page vastavalt nendele keywordidele. Näitan kohe ka täitsa praktilise näite selleks. Pandadoc on selline software, millel on hästi palju erinevaid featuure ja neil on reaalselt genereeritud igale featuurile eraldi leht. Üks on sul siis create proposals, on ju, selle jaoks eraldi leht, vastav sisu, vastav sihtgrupp. Teine on neil täiesti eraldi see digiallkirja panemine. Jällegi, eraldi leht, eraldi sisu. Et ütleme, kui sul ongi mingi toode, mis on natukenegi erinev, tasub teha juba eraldi leht. Aga see on selline, alguses võib-olla isegi blogipostitustega lihtsam lahendada, et sa teed nagu nende tekstidega sinna artikli versioonis, mitte eraldi landing page'iga. Aga nii, kui see sisu läheb juba adekvaatsemaks ja otsingut tuleb rohkem segmenteeritumalt, siis tasub teha eraldi. Ja tegelikult SEO luuab ka täiesti konkurentidega võrdlevat landing page'i teha, ehk siis panedki, miks sa oled näiteks, miks on, ma ei tea, Zoom parem kui Teams, sellise sisuga samuti. Küsimusi veel SEO kohta, sest siis ma läheks edasi muidu Google nende kampaaniatega. Vist ei ole. Nii. Aga kampaaniad. Nüüd on siis vaja võtta ette need samad keywordid ja sellepärast me vaatasime ka neid cost per klikke, et otsingumootorites, kuidas siis tulla paremini esile, kui see keerulisus on võib-olla suurem. Et selleks tehaksegi kampaaniaid. Seadistatakse siis vastavalt selle otsingusõnaga mingid geograafilised kriteeriumid, mõned võib-olla käitumuslikud kriteeriumid või huvikriteeriumid juurde. Ja siis siin sa hakkad jällegi sihtima pigem seda põhjendatud huvistaadiumit, et mitte seda informatiivset, me ei pane nagu otsingusõnaks peavalu, mida sa võid panna, kui sa alles oma brändi hakkad tutvustama, aga kui sa tahad juba, et inimene oleks kaugemal seal sellest turunduslehtris, siis sa paned pigem selle juba põhjendatud huviga otsingusõnad. Ja see skoor siin tekib siis selliselt, et otsingusõna, reklaami kvaliteet ehk siis sinu tekst, pildid, pluss siis kuhu sa inimese suunad. Ehk siis siin tuleb jällegi mängu see, et kas see leht, kuhu sa suunad inimese sealt kampaaniast, kas see vastab tema otsingule. Et kui nüüd sul oleks eraldi landing page tehtud vastavalt erinevatele nendele keywordidele, siis see vastab 100% sellele otsingutahtele. Kui sa suunad, mis on selles staadiumis täiesti okei, sa suunad esilehele oma kodulehel, siis sealt võib lihtsalt minna neid külastusi rohkem kaotsi, sest nad ei jõua kohe oma soovitud otsingu vastava sisuni. Ja kui neid kampaaniaid nüüd seadistada, tasub kindlasti jälgida, Google annab sulle seal ka neid skoori soovitusi, kas sul on tekstid head, pealkirjad head, peaksid pilte parema kvaliteediga lisama, et need kindlasti aitavad seda Google'il paremini levitada. Ja näiteks eile guugeldasin büroomaailm kõigepealt
nagu näha, siis Büromaailm ei ole esimene, mis sa sealt leiad, vaid see on hoopis nende konkurent. Ehk siis konkurent on teinud Google'i enda reklaami põhjal täpselt samade märksõnadega oma reklaami, mis on parema skooriga ja võib-olla ka parema landing page'iga. Ja see ongi hoopis kohe esimene. Või teistmoodi, mul on nüüd, see on hästi üldine otsing, aga kui ma nüüd otsin konkreetsemalt, kuidas investeerida, jällegi kindel soov olemas ja ta viskab mulle kohe kas kursused, nõustamisteenuse, broneeri kohe, kõik selleks vajalikku. Ehk siis ilmselt need 2 esimest tulemust vastavad kõige rohkem ka sellele, mida ma olen otsinud oma sisu poolest. Google'il on veel selline variant, et sa saad ühendada oma kampaania paremini kodulehega, ehk siis sa saad suunata kampaaniat juba nendele inimestele, kes on sinu kodulehel käinud. Selleks peab kasutama selliseid asju nagu Google Tag süsteeme. Võtad oma selle kampaania koodi, võtad selle kampaania sinu Google'i koodi ja mis kampaaniaga sa siis selle seod kodulehel ja selle koodi pead panema siis kodulehe, seal on niisugune head section, aga siin on ka õpetused ilusti olemas, et selle tegelikult saab ka vähegi kodulehe loomisel oled kaasas olnud, siis saad ilusti tehtud. Ja sellega seotud siis mõned ideed, küll mitte väga suhteliselt estonglish, vabandust, aga mulle endale meeldib just neid ingliskeelseid termineid kasutada, sest siis sa leiad ka pärast nendest platvormidest selle info koha üles. Sest et osadel on selle tõlkimisega see, et siis ma ju ei leia seda kohta, mis sa mulle ütlesid. Aga jah, alustadagi näiteks täiesti sellest, sa saad ka täiesti täna püsti panna. Kõige tavalisem oma toote või teenuse tutvustamise kampaania. On kõige lihtsam kohe ära seadistada, kõige lihtsam kohe jooksma panna kas või 1 eurose päevase eelarvega. Seda kindlalt soovitan kõigil teha, aga siis tuleb lihtsalt mõelda, kui näiteks kodulehte veel ei ole, et kuhu ta see suunab, et äkki sul on Google My Business olemas või kas sa siis suunad seda, et sulle tuleksid kõned. Aga veel variante, et sa teed hästi spetsiifilised kampaaniad mõne regiooni kaupa, et näiteks mõnes, see on juba see, kui sa rahvusvahelisemaks lähed, näide, et näiteks Eestis meil see featuur on olemas, aga Prantsusmaal me veel seda kasutada ei saa, et seal me teeme ühtemoodi kampaania, Eestis me teeme natuke täpsema kampaania. Või siis, kui sul on võimalik oma sihtgruppide kaupa kuidagi paremini lahterdada, siis samamoodi selle kaupa teha kampaania. Konkurentikampaania, nagu enne mainisin, tehakse ka brändikampaaniaid, et miks sina just oled kõige parem oma erinevatest alternatiividest. Blogikampaania, ehk siis sedasama blogipostitust tegelikult võib ka toetada. Seda tehakse, aga seda võiks tegelikult pigem teha vähem, sest et see kontingent, kes sinna jõuab, ei ole võib-olla, et see otsib jällegi seda informatsiooni, et ta ei ole võib-olla seal lehtris nii allpool, kui me tahaksime. Edasi tuleb juba sotsiaalmeedia, et kui on mingeid küsimusi otsingumootorite kohta, siis kuulan. Vist ei ole. Okei, juba jõudsime siia. Jällegi platvormidel väga erinevad variandid, milliseid kampaaniaid sa teha saad. Enne mainisin ka Facebookis kõige lihtsam oma kampaania üles panna. Ja tegelikult, nagu me siin natuke ka rääkisime, et tasub katsetada vastavalt oma sihtrühmale ja vastavalt oma võimetele. Kõikides kanalites ei pea absoluutselt kohal olema, vaid pigem teegi neid vähem ja tee hästi. Ja
ja on erinevaid kasutajatele suunamise variante, et kas sa kasutad standardselt oma siis seda üldist sihtrühma või need, kes juba sind jälgivad Facebookis või Instagramis, või sa kasutad lookalike kampaaniat, ehk siis väga efektiivne variant jällegi uusi kasutajaid leida, uusi kliente leida. Sa võtad näiteks, mul on ka siin vist näide, jah, et sa võtad näiteks inimesed, kes on juba sinu lehte jälginud ja võtad nendele sarnased inimesed juurde sinna kampaaniasse. Siin on näha need erinevad Facebooki siis kampaania objektiivid, brand awareness, kõige lihtsam, traffic, tahad rohkem liiklust oma lehele, engagement, tahad rohkem like, kommentaare postitustele, leads, kui sul on teenusepõhine toode, väga hea kasutada, app promotion, kui sul on äpp või siis sales, sul on konkreetselt pandud need tooted juba Facebooki tootekatalogi. See on Facebookis, jah? See on nüüd Facebook kõik, jah. Siis üks asi, mis võib-olla tasuks tähele panna, on, et kui sa oled teinud hästi palju kampaaniaid iga kord selle erineva audience'iga, siis Facebookis on ka selline asi olemas nagu show audience overlap. Ehk siis ta näitab sulle, kui palju sul need erinevad sihtrühmad kattuvad. Et võib-olla sul tasub nad hoopis kombineerida ja saad selle haarde juba korraga suuremaks kui see, et sa neid ühte eraldi hakkad liiga palju segmenteerima ja algoritm ei saa sul lõpuks midagi aru. Ja siin nüüd oli täitsa alguses, rääkisime TikTokist või tähendab Instagramist, et täpselt ei saa aru enam, et mis seal toimib, mis seal ei toimi, ehk siis selle jaoks on sihuke ravim, et tuleb jälgida, kuidas algoritmid muutuvad. Instagrami näitel. Mina jälgin sellist Instagrami juhti nagu Adam Mosseri ja ta iga kord, kui tuleb uus featuur välja, sama kehtib teiste platvormide puhul, nad suunavad rohkem algoritmidega rõhku sinna, sest nemad tahavad ju oma toodet ka paremini müüa. Ehk siis nüüd, kui tulid näiteks Instagramis Reelsid välja, suunati kogu algoritmide liiklus sinna. Need, kes Reelse tegid, kohe läksid lendu, väga hästi levis. Nüüd see on jällegi märgatud, et see nagu levik ei ole enam nii hea, sest inimesi on seal juba palju. Aga siis tasub näiteks, toodi just alles hiljuti näide Instagramis, tasub võtta need eelgenereeritud templiidid, siis väljanägemise ja heli ja kõigega. Ehk siis nad levitavad praegu paremini, aga kindlasti tasub tema Instagrami jälgida ja vaadata, millest ta räägib ja mis uusi featuure tuleb ja need panna käiku, sest et sinna nad kõige rohkem ise promo suunavad ka. Ja nagu TikTokist rääkisime, siis jah, et kas sul on see ressurss olemas, sellega pidevalt igapäevaselt tegeleda, sest et siis võib-olla peakski olema sinu põhifookusega kanal. Ja nagu öelda, et siis Eestis veel reklaami võimalust seal ei ole, minu teada äkki Soomes isegi juba vist oli. Ja siis natukene veel kampaaniate mõttes, et kas su kampaania eelarve on ühesõnaga, kui sa valid sellise päevase eelarve, siis see kampaania võiks olla pigem püsivalt üks sama ja pikk. Ehk siis sul on üks kampaania, mida sa pidevalt mudid, natukene teksti, natukene neid pilte, natukene eelarvet vastavalt vajadusele. Versus see, et sul on hästi konkreetne üks kampaania, mis on kindla lõpukuupäevaga, siis sa võid panna oma selle lifetime budget'i sinna. Aga ma tõesti soovitan, eriti kui teete brand awareness kampaaniaid, tehke üks suur kampaania, mida te pidevalt mudite, mida algoritm kogu aeg õpib. Et muidu iga kord, kus sa selle uue genereerid, siis peab otsast peale hakkama õppima. Et kui sa hoiad seda ühtset kampaaniat töös, siis see levib palju paremini kui iga kord nullist. Ja siin näitena ka ainult
visuaalses mõttes just. Teistsugune värv, scrollides jääb kohe silma, oluline info ainult on peal, on ju. Või siis vastavalt, mis neuromarketingi puhul hästi tihti on, et inimese nägu võiks olla pildil ja tekitab mingit emotsiooni, et inimese aju võtab seda näeb teist inimest palju kiiremini kui näiteks seda mingit erksamat värvi. Aga siin on nägu muidugi päris kaugelt, ma ei tea, kas neil siin see mõjub, aga sisu mõttes jällegi mõtle, kuidas sa saad hooajaliselt seda ära kasutada. Praegu on näiteks kooli algus, on ju, panengi selle teemalise kampaania käima. Ja meeles pead siis nende jaoks, et palju sul päriselt kanalid vaja läheb. Sul on kõik profiilid ilusti seadistatud, kõik visuaalselt oleks ilus ja korras. Palju sa sisu duplikeerid. On täiesti okei, et sa duplikeerid, aga siis jälgi ka seda analüütikat seal taga, et kas see tasub ennast ära, et kui sa duplikeerid ja sinna aega paned, aga mitte midagi sealt ei tule, mingeid like, share, mingit tagasisidet, siis võib-olla ei olegi mõtet seda seal teha. Ja jälgi konkurente. Facebookil on see väga lihtne, selline lehekülg, kus saad panna konkurendi nime sisse ja ta näitab sulle, mis reklaame nad parasjagu teevad. Ja minu arust hästi oluline veel, et tuleb oma jälgijatega suhelda ja hoida neid oma tegemistega kursis ja suhelda nendega nagu inimesed. Et siin mõjub see siiras kohalolek ja siiras vestlus kõige paremini versus see, et hoiad hästi korporatiivset lukki oma kogu ettevõtte imidžil. No sellele on ka oma aeg ja koht, aga sotsiaalmeedias pigem võiks olla palju personaalsem. Ja kampaaniate meeles pea samuti, et palju sul neid kampaaniaid päriselt vaja läheb, kas sul on hästi sarnased, nagu me rääkisime, et võiks olla see üks branding awareness kampaania. Kas sa oled pannud nendele ka eesmärgid ja mõõdikud, millal sa saad aru, et see kampaania üldse on olnud edukas. Lifetime versus daily budget, sellest ka rääkisime ja hästi oluline hoida asju lihtsana. Ära otsusta liiga palju oma algoritmi eest ära. Pigem pane vähem neid erinevaid kriteeriumeid sinna juurde ja lase natukene algoritmil ise toimida ja siis sa näed juba, et okei, sinna ta suunab rohkem, võib-olla ma panen siis sinna natukene rohkem ressurssi juurde. Pigem hoia hästi lihtsana alguses. Ja kasuta ka oma olemasolevat klienti ja nende profiili, ehk siis need lookalike'id. UTM-ide süsteem on selline, et kui sa paned kampaaniasse mõne lingi, see link peaks olema UTM-idega, ehk siis see on urgent tracking module on hästi keeruline lause, aga sa saad panna sinna lingi sisse oma kampaaniaga seotud märksõnu, mis siis viitavad pärast sulle analüütikas, et selle kampaaniaga on nüüd tegu, ta koondab kõik selle kampaania asjad ühte kohta ja sa saad vaadata analüütikas, kas näiteks Google analüütikas siis oma kodulehe külastatavusi, need on kõik selle kampaania kaudu tulnud. Ma panen siia lõppu mõned tööriistad ka, kus te saate neid ise genereerida. Ja meilid, kas sotsiaalmeedia osas küsimusi? Võib-olla, et sa ei maininud nagu LinkedIni seal, et kas LinkedInis arvestad ka sotsiaalmeediale? Ja, arvestan küll. Ma jätsin selle veidi kõrvale, sest et ma vaatasin natuke teie neid profiile ja mõnel see tõesti võib olla pigem relevantne. Mulle endale LinkedIn tohutult meeldib. Ma ütleks, et see on mul üks paremini toimivaid kanaleid, aga mul on ka palju B2B turundust, et selles suhtes otse ettevõtetele. Aga jah, LinkedInis on samuti kampaaniad olemas, seal on see mure, et selle jaoks peab olema budget päris suur, vist miinimum 150 €. Kui sa tahad mingit väikest sutsakat teha, siis seal väga ei toimi.
aga see LinkedIn on selline kanal, kus sa saad panna tohutult palju teksti ja sisu ja see toimib paremini. Et kui teistes kanalites on võib-olla see, et keep it short and simple, siis LinkedIn on see, et seal see kontingent inimesi seal ka loeb päriselt. Et mida asjakohasem ja töörelevantsem seal on, seda paremini see postitus läheb. Et seal on ka, nüüd ma olen märganud hästi palju ChatGPT genereeritud sisu, aga nendega suhestutakse vähem, sest saadakse, inimene saab kohe aru, et see ei ole orgaaniline tekst. Ei tea, kas see vastas piisavalt su küsimusele, aga võime LinkedInist veel edasi rääkida pärast, kui soovid. Jaa, vastas küll. Väga hea. Aga siis me olemegi peaaegu lõpus, räägin korraks meiliturundusest ka. Väga hea viis, kuidas turgutada üles need, kes on midagi pooleli jätnud. Näiteks ongi hakanud ostma, midagi jätnud pooleli. Sina saad öelda, et nii, sa unustasid ära või et osta meie käest uuesti, meil on nüüd see kampaania. Sa saad juba neid olemasolevaid kontakte hästi palju ära kasutada, ehk siis sul on mingi sihtrühm, kes on juba väga motiveeritud sinult ostma või juba ostud. Ja sa saad neile pidevalt meelde tuletada siis, et me oleme olemas ja osta meilt. Et võib-olla eestlastel, ma olen ise märganud, et on selline komme, et ma ei tea, kas ma hakkan saatma, et küll tal endal meelde tuleb, aga nagu ei tule. Sa pead ise meelde tuletama. Ja eriti sündmusturunduses on seda eriti näha, et inimesed lihtsalt jätavad viimasele minutile või unustavad ära ja tuleb pidevalt seda sama asja saata. Ja ei tasu karta ka seda, et inimesed panevad, et see on spämm, sest paljud inimesed ei pane, vaid lihtsalt avavad meili ja jätavad kõrvale, aga oluline on sina ennast visuaalselt neile meelde tuletad. Ja samamoodi otsida siis uusi kontakti selle jaoks, et sul on, kui näiteks mõnda teenust pakud või on mingi platvorm, kuhu sa onboardid, või koolitusele onboardid, et siis sa hoiad neid algusest peale kätt, et sa nii kui see kontakt tuleb, sa paned juba kohe mingi automaatse meili. Sa ehitad nagu sellise kommunikatsiooniplaani sinna taha, kuidas nad oleksid kogu aeg sinust teadlikud. Ja paljud, minu arust isegi Eesti see Smiley, Eesti meiliturundusplatvorm, ka see peaks olema ühendatav erinevate teiste platvormidega, kus sul see info siis liigub. Või siis lood nende abil eraldi kampaania landing page, see on ka variant ja see toimib päris hästi ja kogud sealt kaudu neid uusi emaile. Ja üks asi, mis mina näiteks veel teen, et ma olen automatiseerinud selline tööriist nagu Zapier, et saad automatiseerida, sul jookseb mingi info näiteks kuskil Google Docsi, Zapieri abiga ta genereerib siis selle meili neile. Et see on võib-olla tehnilisem, sinna me rohkem ei lasku. Ja meeldetuletusena võib-olla siis, et üks asi on see, et ma saadan newsletteri välja või mingi kampaania lähe välja. Teine asi on see, et Google Adsi kaudu saad ka kasutada neid, kes Gmaili kasutavad reklaami siis selle promotion selle kasti sisse oma reklaame. Seda tihti unustatakse ära, et see variant ka on. Meiliturundusest küsimusi? Tundub, et mitte. Ma räägin viimased 2 põhiasja veel ära, visuaalsuse ja sõnumite kohta. Inimestel tekib 50 millisekundiga esmamulje ja kui sa oled informatsiooni edasi andnud mingisuguse visuaalse elemendiga, siis see on 65% parem tõenäosus, et neil ka 3 päeva hiljem see asi meelde tuleb. Aga jällegi, nagu me nägime siin näidetest, see peab olema sotsiaalmeediast pigem eristatav kampaania, et see juhtuks. Aga 2 olulist meeles pead siis, et üks asi on sul kogu ettevõtte bränding ja visuaalne identiteet, ehk siis sul on kõik püsivalt samas stiilis.
fondid, suurused, logo asetus, värvid, mingite elementide paigutamised, et sa ei hüppa nagu ühest stiilist teise, sest see ei aita kliendil sind meelde jätta. Ehk siis, kui sa kasutad kogu aeg sama, siis tekib rohkem seda seost. Kampaaniapõhistel kujundustel sa võid veidi erineda oma brändingust, aga pigem see võiks olla sellega kooskõlas. Aga ja nii jällegi lihtsam tuvastada, et tegemist on sinuga, aga see kampaania disain on oluline meelde jätta, et see peab olema erinevatele formaatidele kohanduv. Ehk siis, kui sa teed bänneri, mis on okei desktopis ja laed üles kõik oma seal Facebook metas, pead ka vaatama, et see on mobiili vaates okei ja midagi tekst ei ole ära kadunud või pilt ei ole poolik. Et peab olema mugav silmale vaadata erinevates kanalites, erinevates vahendites tähendab. Ja siin miks mitte kasutada ka juba user generated content'i ehk siis kampaania jaoks kasutad ära teiste inimeste toodetud sisu sinu toote või teenuse kohta. See toimib ka alati väga hästi. Sõnumite osas jällegi, sul on see üks sõnumi kommunikatsioonidokument, millest me enne rääkisime, ühtselt brändi kohta kogu aeg sama, kogu aeg samasugune suhtlusstiil, kogu aeg rõhutad samu väärtusi, kogu aeg kasutad teatud mingeid sõnu, võib-olla saad seal keywordidest ideid ja copywriting spetsiifiliselt kohandad siis vastavalt kampaaniale jällegi. Et see siin väike meeles pea, sa pead rääkima oma sihtrühmaga ära, unusta seda ära, et üks asi on see, et kuidas me selgitame asju, mis meile tunduvad hästi selged, kas ka su sihtrühm sellest aru saab. Alati võta üks väärtus või probleemlahendus korraga, et sa ei küta sinna kogu oma teenuste listi, vaid üks asi korraga, see on palju lihtsam lugeda, palju selgem ja hoia konkreetse lühikesena reaalselt lihtlaused, lihtsalt ei pane keerukaid sõnu sisse. Ja sõnumite koonddokument, täiesti minu kõige lemmikum dokument ilmselt. Ja sõnumite kohta küsimusi, muidu ma räägin lühidalt veel analüütikast ära. Vist ei ole. Analüütika osa hästi lühike ja konkreetne. Siin kehtib põhimõte õpi, proovi, mõõda. Ehk siis sa õpid ära midagi, kuidas midagi kuskil kanalis teha. Proovid ja proovid ja proovid ja proovid ja mõõdad ja mõõdad ja mõõdad. Ja täiesti trial error versioon, et mis toimib eelmine kuu, ei pruugi enam see kuu töötada. Ehk siis see on täiesti okei, kui sa failid. Lihtsalt proovi katseta erinevaid asju, nii kui uus mõte tuleb, pane kohe käima ja mõõda, kas see päriselt toimis või kas sa saad seal midagi teisiti teha, et mingid KPI-d tõsta. Et B2C puhul on siis palju lihtsam neid asju jälgida. Sul on müük, broneerimine, sul on erinevad ostud, aga B2B puhul on see veidi keerukam, sa pead jälgima rohkem seda kommunikatsiooni poolt, hästi palju koostöös müügiga, et saada see brändi teadlikkus kõrgemale ja kasutada õigeid, just näiteks meditsiinis väga õigeid kanaleid, et seal need tavapärased LinkedInid, Facebookid hästi ei toimi. Ja mida jälgida, ma arvan, mis on veel hästi oluline ja personaalne, on kliendi tugi, et kas inimesed saavad oma vastuseid, mis kiirusega sa neile vastad. Sealt tekib enamus klientide esmamulje või ka üleüldse mulje sinu toote kohta ja tõenäosus, kas seda kasutatakse uuesti või mitte. Panin siia lõppu teile neid tööriistu, millest me rääkisime.
ja uuristasime asja läbi ja kui veel on küsimusi, siis võib-olla paar minutit jõuame, aga ma ei tahaks teid üle aja palju kinni hoida, natuke läksime üle aja. Vaikus. Mul tegelikult oli küsimus nende keywordide kohta. Et ütleme, et ma mõtlen oma need keywordid välja, vaatan sealt, mis see veebisait oli, mis sa meile siin soovitasid. Refs on ju. Ja. Et sealt vaatan ära, mis kõige parem toimus. Ja ma ei saanud pihta, kus ma selle panen. Kas ma panen oma veebilehel sinna? Oma veebilehele, just. Jah, okei. Et see kogu see SEO teema käib ainult veebilehe kaudu, et sinna SEO ei arvesta näiteks üldse sul sotsiaalmeedia kanalite infot, ehk siis kui sa sinna postitusse, eks nad ka ilmselt leiavad ta kuskilt kuidagi pidi üles, aga peamine eesmärk on sinna kodulehele viia ja selle jaoks on siis need keywordid. Et jah, see sotsiaalmeedia seal ei aita selles suhtes. Okei. Aga kui on nagu mingi WordPress või sellised ja WordPressil on seal ma saan ka panna, on ju? Ja sinna saab panna ja väga hea lisaplugin sinna on selline asi nagu, kirjutan siia chati, Yoast SEO. Ta annab sulle skoori sinu lehele kohe, et mis sa saad ja ka soovitusi, mis sa saad parandada, mida seal timmida näiteks pealkirjas, et see SEO tingimustele vastaks ja soovitan nagu sellega kõik lehed läbi käia. Ja mäleta, kas ta annab ka mingeid keyword soovitusi, aga no seda saab siis koostöös nende teiste tööriistadega teha. Okei. Nii, mul on ka üks asi, aga ma ei tea, kas mind on hästi kuulda, ma olen nüüd autos. Kuulen. Kas on okei? Okei. Ma tahtsin, mul oli enne kohe alguses oli see Instagrami küsimus, on ju, ja sa vahepeal rääkisid, et praegu toimivad hästi need nagu eelgenereeritud reelsid ja ma just ühe tegin ja no kõige madalamate vaatamisarv nagu üldse, et see Instagram minu jaoks on ka nagu väga raske on aru saada, mis toimib, mis mitte. Kogu aeg peab katsetama ja päris nagu frustreeriv kohati isegi. Ja, seal on hästi palju katsetamist ja seal on ka see, et hästi palju sõltub nendest kellaaegadest, millal need kunagi levima hakkavad ja mul on näiteks tihti juhtunud nii, et mul alguses ei lähe üldse, no täiesti, praktiliselt keegi ei vaata, kõigil on ükskõik. Ja siis mingi 6 aega hiljem hakkab kuskilt lambist levima ja tuleb nagu mingisugune korralik kasv, et ei tasu nagu kohe ära kustutada, vaid tasub hoida. Aga kui sul on muidugi mingi kiirema loomulisema kampaaniaga seoses see reel või midagi, et siis tasub midagi muud sinna juurde katsetada või siis visuaalidega veidi mängida või sõnumitega. Et ta on jah siuke pirts natukene. Ma jagan sinu frustratsiooni. Ja mulle tundub, et isegi nagu TikTok on hästi potentsiaalikas praegu, aga Eesti kontekstis ma ei ole üldse kindel, et enamus, kes mul seal kommenteerivad, on ikka täitsa lapsed. Ja seal on jah, see kontingent on nii seinast seina ja seal ongi nagu keerulisem see, et TikTok nagu näitab sulle neid asju, mis on kõige suurema tõenäosusega, et sulle meeldib, aga Eestis mulle tundub endal, et näitab ikkagi hästi palju ka regiooniti seda, et ilmselt on see Eesti regioon seal nii väike, et ta näitab kogu seda Eesti staffi ja siis sinna satuvadki igasugused. Aga jah, et kahjuks seal nagu seda reklaamivarianti veel ei ole, et siis saaks nagu palju sihtmärgi pärasemalt suunata. Aga jah, tohutu potentsiaaliga sellegi poolest. Mul oli veel küsimus, kuna sa mainisid siin Instagrami ja kellaajad, et
kust seda informatsiooni saab? Kas seda saab vastavalt nagu sihtgrupi järgi valgutada? Ma seda samamoodi saad guugeldada best times to post in Instagram. Ma olen ise ja kusjuures, kui sul on Instagram ühendatud Metaga Facebookis, siis enne kui sa postitusi teed, ta annab sulle ise mingeid soovitusi, mis on populaarsemad kellaajad, et seda tasub ka jälgida. Aga no muidugi, kui sa teedki mingeid stories'id ja reels'e ja neid, siis seda sa kasutada ei saa kahjuks, need ei ole omavahel ühendatud. Ma ise olen märganud hästi palju on selline peale 7, peale 8 on inimesed hästi, need postitused lähevad palju paremini. Ja teine variant on siis vara hommikul 6, 7 ja 8 kuskil nii. Seal päeval on ka, võib-olla lõuna ajal on selline tööaja scrollimine on ka, aga pigem ikkagi just need õhtused on minu arust kõige edukamad olnud, kui ma olen just ajalise mõttes pidanud eraldi postitama. Aga kui sul on kasutajad nagu üle maailma siis, või kliendid, et siis on jällegi uus keeruline asi, et kuidas sa siis nende kõigiga arvestad. No nii. Kui kellelgi tekib veel küsimusi, siis võite panna mulle ka meili ja vastan nii hästi, kui oskan. Ja loodan, et oli teil kasu, pani mõtteid jooksma, nii et väga kasulik oli küll, et hea oleks võib-olla lausa nii, et me nüüd katsetame nende teadmistega natukene ja siis tuleme uute küsimustega. Ega see alles jõuabki kohale siis, kui ise hakkad neid tabeleid täitma või ise neid kampaaniaid katsetama, et siis tekivad need põhiküsimused. No, minu arvates oli ka väga huvitav, igas mõttes hariv ja kasulik kuulamine. Minul oli ka hästi põnev. Aitäh sulle, Kristin. Aitäh teile. Ja salvestus saab siis olema ja kui võimalik, siis ma jagan teie kõigiga, et need 2 naist, kes on spetsiaalselt palunud, nemad sellega saavad. Ja Kristin ei kao kuhugi ära, nagu ta ka ilusti ütles, et Kristin saab edasi suhelda. Meil on väga hea meel, et ta on üks meie 10 mentorist. Ja ta on tõesti hästi-hästi kodus ise sellel teemal ja tal on väga-väga suured kogemused, nii et aitäh veel kord sulle, Kristin, ja uute kohtumisteni. Aitäh. Ja aitäh, nägemist. Edu kõigile, katsetage kodus. Ja aitäh. Aitäh väga.